78 aastat, ma tean, et sa ei taha, et see oleks lihtsalt ellujäämise tähistamine. Sa tahad, et see oleks Iisraeli õitsengu tähistamine. Ma mõtlen, kuidas sa selle sõnumi inimesteni viid, et see pole ainult sõja võitmine või järgmise lahingu üleelamine. See on riigi edu nii paljude aastate jooksul. Me õitseme, et ellu jääda. See pole sionismi 78. aastapäev. See on 3500 aasta. Sionismi. See ongi viga, mida paljud meie vastased teevad. Just kui sionism oleks midagi uut. Sionism sai alguse koos judaismiga. Juudi rahva ajalugu, mis on kestnud sellest hetkest, kui Abraham saabus Iisraeli maale kuni tänaseni. Theodor Herzli suurus seisnes selles, et ta teadis, et on aeg sionistlik ettevõtmine taas ellu äratada ja veenda maailma, et on aeg riigi loomiseks. Täna on neid, kes sellest arusaamast eemaldumas on. Ja täna õhtul tuletame neile meelde Iisraeli riigi keskset rolli, mitte ainult juudi rahvale, vaid kogu tsiviliseeritud maailmale. Kontrollin kiiresti ühte asja. Okei. Mis puudutab Iisraeli ja USA suhteid ja ma tean, et teil on siin ka energeetikaminister, koostööd tehakse nii paljudel erinevatel tasanditel. Ma mõtlen, inimesed pööravad praegu tähelepanu sõjaväele, aga koostöö toimub igal tasandil. Ma mõtlen, kuidas te kirjeldaksite USA ja Iisraeli suhete seisu praegu? Esiteks, meil on täna siin energeetikaminister, kes on väga keskne isik president Trumpi valitsuskabinetis. Aga tõde on see, et täna õhtul olime me konkurentsis Hiina presidendi Xiga, sest paljud teised administratsioonist tahtsid samuti siin olla, kuid nad on koos presidendiga Pekingis. Nii et koostöö tase, ma mõtlen, on enneolematu. See saab alguse peaminister Netanyahu ja president Trumpi isiklikust sõprusest, mis on kestnud üle 40 aasta. Vastastikune usaldus ja imetlus, mis neil teineteise vastu on. Aga see läheb veelgi sügavamale. Ma mõtlen, et täna toimub 2 paralleelset protsessi. Üks neist on antisemitism, mida pole nähtud alates 1930. aastatest. On olemas peavoolu taskuhäälingu tegijaid, kes propageerivad iga päev antisemitismi kõige hullemal kujul. Ja inimesed kannatavad selle tõttu. Teisest küljest näeme koostööd Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel, mida pole kunagi varem olnud. Meie piloodid lendavad koos tiib tiiva kõrval, õlg õla kõrval. Meie armeed planeerivad operatsioone koos. Me võitleme ajatollade režiimi kurjuse vastu koos. Me seeme lääne tsivilisatsioonile uue standardi. Kurjusega tuleb võidelda ning headust tuleb kaitsta ja edendada. Ja ma arvan, et suhe, mille oleme viimase aasta jooksul arendanud, selle suhte sügavus, viib meid järgmisse kümnendisse, kus meie 2 riigi vaheline suhe on palju sügavam, laiem ja tugevam. Sel nädalal lõpetame Iisraeli Liibanoni kõnelustega. Sina juhid seda Iisraeli poolet. Meie arusaamise järgi on kõnelused nüüd liikunud parameetrite seadmisest edasi tõeliste läbirääkimisteni. Kas see on täpne? Peaaegu täpne. Ma lahkun siit mõne tunni pärast, saan paar tundi und ja tõusen hommikul vara, et minna välisministeeriumisse läbirääkimisi juhtima. Meil on meeskond, kes tuli Iisraelist, Iisraeli kaitseväest, välisministeeriumist ja riiklikust julgeolekuagentuurist ning loomulikult on ka Liibanon saatud oma delegatsiooni. Neid juhib välisministeeriumi nõunik Mike Needham. Oleme esialgsete kohtumistega võrreldes mõningaid edusamme teinud. Nüüd liigume edasi ja loodetavasti loome raamistiku 2 meeskonnale. Üks meeskond tegeleb rahu saavutamisega. Rahuleping, täielik rahu, justkui Hezbollah ei eksisteeriks ja julgeolekusuund, justkui rahu läbirääkimisi ei toimuks. Me peame tegelema julgeolekuga. Me peame tegelema Hezbollah relvastusega. See on esimene kord, kui läbirääkimiste keskmes ei ole küsimus, millal Iisraeli kaitsevägi lahkub. Millal lõpetab Iisraeli kaitsevägi oma sõjategevuse Liibanonis? Täna mõistavad kõik, et meie kohalolek Liibanonis on tingitud sellest, et Hezbollah on seal ja Hezbollah on hambuni relvastatud ja Hezbollah on huvitatud rakettide tulistamisest meie linnadesse, asulatesse ja küladesse. Me ei lase sellel enam juhtuda. Nii et keskendume nüüd esiteks rahulepingu sõlmimisele, justkui Hezbollah polekski, ja teiseks Hezbollahka võitlemisele, justkui rahulepingut polekski. Ja ma arvan, et me saavutame mõlemad eesmärgid. See on meie seisukoht.
seda on peaminister mulle ülesandeks andnud ja seda me kavatsemegi saavutada. teate, see on huvitav, Nikolai Mladenov ütles täna varem, teate. Ei tundu, et Hamas oleks valmis relvi maha panema, kuid protsess liigub edasi nii palju, kui see võimalik on. Isegi arvestades, et võib-olla see koalitsioon ei suuda Hamasi relvituks teha. Tundub, et sa kirjeldad sarnast olukorda, isegi kui Liibanoni valitsus ei suuda Hezbollah'd relvituks teha, ei lase te sellel protsessi peatada ning püüate siiski edasi liikuda. Oluline on mõista, et me ei lase protsessin seisma jääda, kuid me ei saa sõlmitud rahu ellu viia, kui teine osa ei täitu ja see on Hezbollah sõjalise struktuuri lammutamine. Me ei saa enam lubada olukorda, kus iga paari aasta tagant otsustavad nemad ise oma suva järgi, millal rakette tulistada. Me peame uuesti sisse minema, kaotame sõdureid, jumal hoidku ja lõpuks satume täiesti talumatusse olukorda. Meil ei ole koheseid tavanemisplaane ja samal ajal ei ole meil mingeid kavatsusi Liibanoni territooriumi suhtes, kuid meie eesmärk on tagada oma julgeolek. Me tegutseme oma kodanike julgeoleku nimel, punkt. Ja see on midagi, mida Liibanoni valitsus peab lihtsalt mõistma. Viimane küsimus. Kas tundub, et teil on teisel poolel tõeline rahupartner? Nii Iisraelil kui ka Liibanonil on ühine huvi Hezbollah'st vabaneda. Aga lisaks sellele, kas tunnete, et pikaajaliselt on seal rahupartner olemas? Jah, ma arvan küll. Ma arvan, et enamik Liibanoni rahvast ja me näeme seda isegi Liibanoni šiiade seas, nagu küsitlused näitavad. Põhjalikud küsitlused Liibanoni elanikkonna seas näitavad seda. Šiiad, kes varem toetasid rahulepet Iisraeliga vaid 5 või 10% ulatuses, Hezbollahi vastu. See on väga märkimisväärne, nii et me peame aitama sellel avalduda, selle nimel me töötamegi. Meil on palju tööd ees, see ei saa olema lihtne protsess, sest 30-40 aastat on asju tehtud erinevaid teid pidi. Ja ka liibanonlased on väga kõhklevad edasiliikumise suhtes, kuigi nad tahavad Hezbollahi lahkumist sama palju kui meiegi. Aga neil on oma sisepoliitika, see ei ole just kõige paremini toimiv riik. Ja me peame olema kannatlikud, kuid samal ajal kindlameelsed. Me ei kavatse valvsust kaotada. Me ei loobu millestki, mis on meie julgeoleku seisukohalt keskne. See peab olema täiesti selge. Aga ma arvan, et ühine huvi vabastada see riik Hezbollah'st jääb lõpuks peale ja osutub õigeks.